kuidas nüüd mõõta vabadust, et ei ole sellist skaalat, et mitu palli vabadust mul on. Ma ise arvan, et ma olen suhteliselt vaba inimene võrreldes siin paljudega, kes peavad 8 tundi päevas tööd tegema kellast kellani. See on kohutult ahistav selline asi, et kunstnikuna ma võin lubada seda, et ma ärkan millal tahan, see tähendab, et ma ärkan iga päev ühel samal ajal, kell 8. Tööd ei pea ka kindlal kellaajal alustama. Ja mis üldse on kunstniku töö, et tihtilugu see on see, et sa vaatad mingeid raamatuid, käid näitustel, vaatad ükskõik mida või korjad ükskõik loodusest tänavalt midagi üles või loed midagi. Ja et see nüüd reaalne aeg, mis kunstnik on nii-öelda molberti taga, et see võib-olla on seal 10% või midagi nii kogu tööajast. Samas mul on ka aega, kus ma teen näiteks 16 tundi päevast tööd ja samas mulle see meeldib. Mul on see vabadus. Minu lapsepõlv möödus 70-ndatel Nõukogude Eestis. Et mis ma sellest aastast mäletan Pätsust, et vanaisa aeg-ajalt rääkis midagi, ma isegi ei ole kindel, mida ta rääkis. Ja siis ma mäletan mingisugused karikatuure, kus teda oli väga halvas valguses näidatud. Ma arvan, et see võis olla ajakirja Pikker, mis oli tollal hästi populaarne. Ja ega ma siiamaani päris kindel ei ole, kas ta nüüd oli pigem selline väga hea president või hoopis vastupidi. Et nii palju, kui ma siin sõpradega olen rääkinud, on neid arvamusi ikka seinast seina. Ma arvan, see portree, kui seda nüüd eksponeerida kuskil välismaal, et siis ta tekitab vast küsimusi, et kes see mees on, miks ta pisaraga on. Ja läbi selle see töö ühtlasi jutustab ka Eesti ajalugu ja räägib lahti selle väga valuliku perioodi mingis mõttes. Kui ma seda Pätsu portreed hakkasin tegema, siis mulle tundus ta ikka kohutavalt sünge ja depressiivne pilt, et kogu see asi suundus nagu ühte auku minu jaoks. Et nagu maalikunstis ma tihtilugu üritan panna kokku mingisugust vastandit, et tundus, et siin on midagi totaalselt teistsugust vaja ja selles konkreetses töös just see roosa taust etendabki seda vastandust. Mul ikka võttis päris pikalt, et mida ma siin teen, et mis asi see võiks olla, mis kujutaks vabadust. Ja ma arvan, et vabaduse kujutamine kunstis on üks väga-väga raske ettevõtmine. Ja siis ühel hetkel tuli mulle meelde see seeria presidendid pisaratega. Kas esimene oli Arnold Rüütel pisaraga. Kuna ma ise olen maalja, siis ma tegin ta sellises akadeemilises maalilaadis, nagu enamasti presidente kujutatakse ja siis tal oli selline väike lisand, väike pisar põse peal. Et see näo emotsioon jäi samaks nagu paraatportreedel, aga lihtsalt pisar. Et ta jäi sinna kuskile kahe vahel, et miks pisar, et kas ta nüüd on rõõmust või on ta nüüd kurbusest. No ega mina ka ei tea ausalt öeldes, aga eks nagu igal presidendil oma positiivsed, oma negatiivsed küljed või äpardumised ja samas, mida võib kutsuda eduks või õnnestumisteks. Et ma arvan, et ta on mõlemat. Eesti esimene president Päts sattus nüüd sellisesse aega, kus, nagu me teame kõik, mis temaga juhtus, mis Eesti riigiga juhtus, et siis ta pigem Pätsu puhul on selline kurbuse pisar, ma arvan. Samas ma tegin selle töö nüüd 100 aastat Eesti Vabariigi sünnist ja ma arvan, et Eesti riigil üldjoontes läheb päris hästi. Et selles mõttes, kui nüüd kujutada, et Päts vaatab kuskilt pilve pealt, mis Eesti riigiga praeguseks on juhtunud, siis võib olla ka rõõmuvisar. Elagu Eesti Vabariik!